ühesõnaga, kui mina siis seal noorte keskis olin mõelnud, et nüüd on mul küll joon all, et ma olin siin rääkinud juba 3 korda rahast ja seal olin rääkinud ja väga rõõmsa meelega läksin siis uksest välja ja kõmdi kohe tuleb sisse see teadmine, et vaata, kümnisest pead ka veel eraldi rääkima. Ma väga rõõmus ei olnud selle üle, sest ma olin igal pool lubanud, et aitab küll nüüd sellest, et ma ei taha, et inimesed mind ainult raha teemaga ka lõppude lõpuks seostavad. Aga midagi ei ole teha, eks ju. Läksin siis koju ja mul oli üks hea raamat selle kohta. Ma teadsin, et okei, ma ilmselt siis nüüd töötan selle läbi, vaatan just seda kümnise osa. Aga enne vopsas mulle pähe üks selline mõte, et aga vaataks, paneks Google'isse. Et noh, Google on küll juba ajast ja arust, eks ju, meil on igad chatid ja asjad, eks ole, aga no sihuke vanamoeline mõte tuli, et vaataks Google'isse, kirjutan sinna. No ja siis oli muidugi selge esimene asi, mis mulle sealt vastu vaatas. No tõesti esimene asi, mida ma nägin, on magistritöö Janno Peensalu eelmisel aastal ehk täitsa värske magistritöö kaitstud teemal vabakoguduste liikmete annetamisvalmidusest ja kümnise andmist mõjutavad tegurid. No siis ma mõtlesin, et okei, et enam selgemini Jumal ei saanud minuga rääkida, et ilmselgelt ma ühtegi raamatut ei lugenud, vaid ma asusin siis kohe selle Janno magistritöö kallale. Ja no magistritöö on muidugi suur ja see on netis leitav, et keda see huvitab, siis seal on kõik ka need küsimused, mida ta küsis, eks ole, ja ta tegi ju päris põhjaliku uurimuse tegelikult, et see oli kokku ju 180 lehekülge. Et väga huvitav lugemine oli. No aga ma nüüd teeksin siis ikkagi väga-väga lühikese kokkuvõtte sellest, et milleni ta siis seal jõudis. Ja noh, algus on kohe selle koha peal, et tegelikult, kui me mõtleme üldse sellist koguduslikku või kiriklikku maailma, siis kümnis on üks teema, mis on põhjustanud nagu tohutult palju erinevaid debatte. Osa inimesi usub, et kümnis on alles see lävend siis, millest usklikud oma andmist alustavad. Teisisõnu siis 10% on see miinimum, mida anda. Tegelikult ilmselt need eelmised 3 korda, kui ma siin finantsidest rääkisin, siis ma kaldusin pigem sinna. Aga teine siis selline vaatenurk on, et kümnis on seotud Moosese seadusega ja ütlevad, et Uue Testamendi ajal, nii nagu meie täna oleme, ei peaks kümnisest koguduses enam üldse õpetama ja selle praktiseerimist siis tänasel päeval enam nagu nõuda ei saaks. Osa ütlevad, et ka täna kuulub kümnis Jumalale ja et kümnise mittemaksmine võrdub lausa Jumala röövimisega ja seda me pärast saame vaadata, siis Malaakia kirjas on tõesti niimoodi öeldud, et kümnise mittemaksmine kutsub esile needuse. Ja lisaks on ju veel see põhiline kirjakoht, ma mõtlen oma niimoodi kristlaseks olemise aja jooksul, mida ma kõige rohkem olen üldse kuulnud, on see koht, kus kutsutakse siis Jumalat kümnisega proovile panema, eks ju. Ja et Jumal sõitleb hävitajad kümnise andja heaks. Mõelge tegelikult, kui suur see kirjakoht on, et Jumal sõitleb hävitajad kümnise andja heaks ja me veel tuleme selle lugemise juurde. Nüüd jällegi teised argumenteerivad, et aga Jeesus ei õpetanud Uues Testamendis kümnisest ja Paulus ei kutsunud usklikke üles kümnist andma ja nii-öelda rõhuvad selle peale. Et meie ei pea vaatama selle kõige nii-öelda tausta peale üldse, vaid ainult vaatama, mida Jeesus õpetas, mida Paulus rääkis. Nii et on üks nendest nagu andmise vormidest täna, mille osas siis osad usklikud on seisukohal, et seda võib täielikult ignoreerida. Osad jälgivad seda,
enam-vähem punktuaalselt, eks ole, väga-väga täpselt ja kolmandad ütlevad, et tänapäevases nii-öelda andmises tuleb juhinduda üksnes pühavaimu juhtimisest, mitte ühestki käsust, reeglist ega ka printsiibist, on ju. Nüüd, nagu me siin ka eelmistel korradel oleme rääkinud ja Janno toob siin oma töös ka selle välja, et Jumal ju inimese seda materiaalset panust ei vaja, ta ei vaja otseselt meie kümnist ega ka muid annetuse vorme, sest et kogu loodu kuulub Jumalale. Pühakiri ütleb, et issanda päralt on ilma, maa ja selle täius. Seetõttu meie andmine ei ole siis tingitud mitte Jumala vajadusest, vaid see teenib andjat, see teenib meid ennast. Ja see on, mäletate, me siin rääkisime ka Taavetist eelmine kord, et see on vastus Jumala varasemale andmisele, et meie anname sellest, mida tema on meile juba andnud, eks ju, et sa vastad talle lihtsalt. Esimene kord, kui kümnis üldse piiblis mainitud on siis Moosese esimeses raamatus ja lugu on selline, et Aabram tuleb lahingust tagasi ja Saave orus kohtub Melkiseedekiga. Melkiseedek oli Saalemi kuningas ja siis Aabram annab Melkiseedekile sõjasaagist kümnist. Ja Melkiseedeki kohta on öeldud, et ta on kõige kõrgema Jumala preester ja tema õnnistas Aabramit. Tegelikult Kaananis tollel ajal oli see komme levinud, et sõjasaagist toodi kümnist kuningale, kelle territooriumil viibiti. See oli tavapärane komme. Niimoodi on siis kinnitatud ka New Bible Dictionaries, et kümnise andmise traditsioon ei saanud algust mitte üldse Moosese seadusest, nii nagu siis on see vastuargument kümnisele, eks ole. Ega olnud see üldse ainuomane ka heebrea lastele, vaid seda tava järgiti ka teiste rahvaste seas tegelikult. Ja see tõsiasi, et Melkiseedek oli preester, preestri roll oli esindada inimesi Jumala eest, oli nii-öelda vahemees Jumala ja inimeste vahel. Ja kui preester Melkiseedek võttis Aabrami käest kümnise vastu, mida ta andis oma sõjasaagist ja siis ta õnnistas Aabramit vastu kõige kõrgema Jumala nimel, eks ole, et tal oli see õigus teha. Ja kui Aabramist sai lõpuks Abraham, siis pärast seda tema pojapoeg Jaakob samuti tõotab Jumalale kümnist anda, mis nagu viitab ju sellele, et kümnise andmise põhimõte anti järgmistele põlvkondadele edasi. Ja palju-palju hiljem siis Moosese seadusega kehtestatakse kümnise andmine, see muutub Iisraeli rahva nagu usuelu lahutamatuks osaks sellest hetkest. Nii et siin jääb nagu see mulje, et kümnise põhimõte kindlasti ei olnud ainult siis kohalikust nii-öelda piirkondlikust praktikast laenatud nähtus, vaid seal peab olema nagu mingi muu alge. Siis hästi huvitav asi oli see, mis on kirjutatud, ma kohe ütlen, kus see nüüd täpselt on. Esimese Moosese raamat 14. peatükk ja 18. salm ütleb, et ja Melkiseedek, Saalemi kuningas, tõi leiba ja veini. Tema oli kõige kõrgema Jumala preester. Nii et siin võib juba näha sellist eellugu armulauast, leivast ja veinist, mida Kristus siis hiljem õhtusööma ajal kasutas. Et seda võib mõista nii-öelda lepingulise tähendusena ja vaimuliku teona, eks ju. Nii et selles arusaamises või sellises käsitluses kümnise andmine on Jumala kummardamise vorm, mis eksisteeris iseseisvalt ja ta eelnes Moosese seadusele niikuinii, eks ole. Nii et kuigi
see põhimõte kinnitati Moosese seaduse kaudu. See oli umbes 400 aastat peale Abrahami. Ei saa me öelda, et see tähendus seadusperioodi lõppemisega oleks siis lakanud olemast, eks ole, kuna ta eelnes sellele nagu nii palju sajandeid. Et pigem siis, ja see on ka järeldus, kuhu siis see magistritöö tegelikult lõpuks välja jõudis, et kümnist pigem tuleks käsitleda Jumala algatud põhimõttena. Selle teoloogiline väärtus ületab kõvasti seda seadusandlikku konteksti, millega Mooses tuli, on ju. Ja muu hulgas ka Derek Prince ja paljud teised teoloogid on rõhutanud siis, et kümnise andmise algus Abrahami puhul ei tulenenud kultuurilisest eeskujust, vaid ikkagi peegeldab jumalikku juhatust. Kümnise idee tulenes otse jumalikust ilmutusest, see tähendab, Jumal ise õpetas inimestele andmise tähendust. Ja tuntuim kirjakoht siis Vanas Testamendis, millele evangelikaalsed kristlased kümnise õpetuse on rajanud, lähtubki siis Malaakia 3. peatükist. Kes tahab, võib siis selle endale lahti võtta. Siin on täitsa kohe eraldi see alapeatükk kümnise toomisest. Ja siin on kirjutatud tegelikult sõnakuulmatutele juutidele. Nad olid jätnud kümnise kohustuse täitmata. Ja siin on öeldud siis 8. salmist niimoodi, et kas inimene tohib Jumalat röövida. Aga teie röövite mind ja ütlete, kuidas me sind röövime. Ja nüüd on vastus kümnise ja tõstelõivuga. Olge needusega neetud, et teie kogu rahvas mind röövite ja alles sellele järgnevalt ta ütleb, et tooge siis kõik kümnist täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega. Ütleb vägede issand, et ta räägib neile, et te olete mind röövinud, eks, ja needusega olete neetud selle röövimise eest, aga tulge nüüd, pange mind proovile, vaadake, äkki midagi hoopis muutub, eks ju. Et see on nii huvitav, seda eelmist ma ei olnud nii väga, et alati on see, et pange mind proovile, seda tsiteeritakse tohutult palju, on ju. Nüüd aga, kui kümnise andjat peaks tabama needus, nagu see 10. salm siin ütleb, siis vastuseks sellele võib ju rakendada Galaatlastele 3:10 kirja kohta, mis ütleb, et Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest. Nii et siin jällegi, see ongi selline pidev nagu argumenteerimine, et üks ütleb ühte, teine ütleb jälle teist vastu. Et tõepoolest, kui me proovime saada õnnistatud kümnise läbi, siis see on sama väär, kui arvata, et me saame needust vältida kümnise andmise kaudu. Et kumbki ei toimi selliselt, eks ole. Et meie seisund Jumala ees on rajatud Kristuse verele, mitte meie kümnise andmisele. Aga siiski, tulles veel kord tagasi, et kui me nüüd saame aru, et kümnis ei saanud algust ega ka lõppenud Moosese seadusega, vaid see on Jumala sõna selline nagu fundamentaalne, põhimõtteline printsiip, siis ta peaks ju kehtima kõikidele usklikele nagu kõikidel ajastutel. Enne seadust, seaduse ajal, peale seadust. Ja siin üks teoloogiaprofessor on väga hästi seda sõnastanud. Ta on öelnud niimoodi, et kristlased on kümnise seaduse all, kui me mõtleme seaduse all printsiipi. Samamoodi nagu räägitakse gravitatsiooniseadusest. Et see lihtsalt kehtib. On ju, tahad või ei taha. Nii on ka kümnise seadus midagi, mida me ei saa vältida. Jumal ise on selle kehtestanud, aga me ei tohiks öelda, et kristlased on kümnise seaduse all.
kui me mõtleme sellega, et nad peavad selleks kümnist andma, et olla Jumala ees õiged ja pühad. Seda me väita ei saa. Jumal on pigem andnud selle meile kui kingituse ja see aitab meil meeles pidada, et kõik tõepoolest kuulub Jumalale. Me ei anna selleks Jumalale, et saada õigeks või tema ees õiged olla. Aga kui me juba oleme õigeks mõistetud ja seda me oleme õigeks mõistetud armust, eks ole, usu kaudu, siis kas me ei peaks soovima, et meie nagu rahaasjad oleksid kooskõlas piibli põhimõtetega, mis on kehtinud juba algusest peale. Nii et tõepoolest kümnis kui käsk on lõppenud, kui Kristus rajas uue lepingu, selle lepingu, milles meie täna elame, aga kümnis kui printsiip oli olemas enne käsku ja sellepärast ei saa leida küll sõnast ühtegi põhjust, miks see printsiibina ei peaks kehtima ka tänasel päeval, on ju. Nii et, aga paraku jah, sellist täielikku üksmeelt Kristuse ihus täna selles kohas ei ole. Aga vaat siin oli väga huvitav koht, ma nüüd praegu mõtlesin, ma sellest ei räägi, aga Vana Testamendi järgi tegelikult Iisraelis ei olnud üldse üks kümnis, vaid seal oli neid mitu, nii et siin on välja arvestatud, et kokku nemad andsid oma sissetulekutest 23% üldse, mitte 10%. Et see 10 on meil juba vähendatud versioonis nii-öelda. Aga ma natukene mõtlesin, ma mõned numbrid räägin ka siis, kuna ta ikkagi tegi uurimuse ju Eesti koguduste seas, eks ju, et mis siis siin tulemused tulid. Väga kurb oli üks number, et Eesti on ülemaailmse heategevusindeksi järgi alles 82. kohal. Et kindlasti meie kogudus, kui oleks eraldi riik, oleks oluliselt kõrgemal, aga ütleme siis riigina heategevusindeksis me oleme ikkagi päris taga. Et jah, meie annetamiskäitumine on paranenud kindlasti viimaste aastakümnetega, aga arenguruumi on meil veel kõvasti. Ja tulemused näitasid siin seda, et ühtedeks nagu mõjutajateks, mis seda annetamiskäitumist mõjutab kogudustes, on selge õpetus. Jah, et selles osas ma loodan, meie oleme siis nüüd siin viimasel ajal ennast parandanud ja juhtide kommunikatsioonioskus, et kuivõrd osatakse seda nii-öelda edasi anda. Ja kus on tugev annetamiskultuur juba välja kujunenud, seal on ka annetusaktiivsus üsna kõrge. Janno tegi intervjuud väga paljude pastoritega, ma täpselt seda arvu siin ei mäleta, aga tuli siis välja, et keskmiselt 70–90% Eesti vabakoguduste sissetulekust moodustasid inimeste kümnised ja ülejäänud sissetulek tuli siis muudest annetustest. Et tegelikult 70–90% oli ikkagi kümnis, mitte vabaannetus. Ja 64% vastanutest, see on huvitav, 64% vastanutest leidis, et kui nende enda majanduslik olukord paraneks, siis nad annaksid rohkem. Ehk siis nägid nagu seda seost ikkagi oma majandusliku olukorraga. Ainult 13% ei leidnud, et sellel nagu protsentuaalselt nagu palju nad annavad, et see ei sõltunud üldse nende majanduslikust seisust, et need ei olnud seoses. 53,3% pidas kümnise andmist vabatahtlikuks. Ehk tegelikult üle poole leidis, et see ei ole mingil viisil midagi, mis nad peavad tegema, aga tahavad, siis teevad, tahavad, siis ei. Nii et jah, ja 40%
protsenti ütles, et see on Jumala käsu täitmine, et mitte vabatahtlik. Nii et ütleme, et siis sellest uurimustööst tuli ka välja Eesti kontekstis ikkagi väga suur erinevus selles, et kuidas koguduste liikmed tegelikult sellesse teemasse suhtuvad. Ja no vot, nii et erimeelsust on jah, seal oli eraldi peatükk lausa sellest, et kas siis bruto või neto ja ma mõtlesin, seda ma ei hakka küll, et kes tahab, loeb ise. Aga põhimõtteline erimeelsus siis täna seisneb selles, et kas see on jätkuv kohustus, kas see on soovituslik standard või täiesti mitte siduv, eks ole, et see ei puutu täna enam asjasse. Aga mulle siiski jäi see tunne seda tööd lugedes, et meie Jannoga oleme nagu samas paadis nii-öelda, vähemalt tema nende järelduste põhjal, eks ju, et väga palju oli siiski sarnast sellele, mida meie oleme siin rääkinud ja mina ka eelmised kolm korda. Et vot selline oli hästi lühikene ülevaade siis niisugusest pikast tööst ja minu meelest see oli nii lahe, kuidas Jumal seda lahendas, sest et noh, ma jällegi ju järjekordselt mõtlesin, et see oli mingi minu enda uitmõte, et pane korraks Google'isse, aga noh, ei olnud. Vot. Kas Janno selles töös mainis Hebra 7:8 ja Matteuse 23:23? Miks ma seda toon, on see, et mina olin 2 nädalat päästetud, kui toonane minu pastor luges piiblist meile koguduses ette, ma isegi ei tea, kas see oli kümnisega seotud või lihtsalt, aga see on see, mida mina kuulsin 2-nädalasena oma pastori suust seda kirja kohta, kus Jeesus ütleb Matteuse 23:23, häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist, mündist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaalukama osa seadusest, õigluse, halastuse ja ustavuse. Seda tsiteeritakse, et näed, kirjatundjad ja variserid maksavad kümnist ja nad ei loe isegi seda salmi lõpuni, mida ütleb Jeesus Kristus ise. See on see kuningas, kelle territooriumil me oleme, eks ole. Seesama kuningas ütleb, üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale. Üht tuleb teha, seda ütleb Jeesus ise, kuningate kuningas räägib kümnist, tuleb maksta. Üht tuleb teha, kuid teist, see tähendab halastust, ustavust, õiglust, ei tohi kõrvale jätta. Jeesus ei ütle, et mitte te silmakirjatsejad maksate kümnist, eks ole, olete käsu all ja mis iganes. Jeesus ise ütleb oma sõnadega, üht tuleb teha, aga teist ei tohi tegemata jätta, nii et ei saa olla, et sa maksad ustavalt kümnist, et nii nagu Leviit ja kes oli preester, nemad maksid raudselt täpselt kümnist igast viimsest kui tillist ja köömnest, kogu oma peenrasaagist, kõigest, mis nad said. Nad olid uhked selle üle, et nemad olid käsuõpetuse poolest laitmatud, nad olid täpsed oma kümnise maksmises, aga nad kõndisid mööda veritsevast läbipekstud inimesest. Et selles mõttes Jeesus paneb selle asja nagu tasakaalu ja ütleb, et ühte tuleb teha, aga kui sa jätad teise tegemata, siis mis kasu sellest on, eks ole, aga ta ei ütle, et kümnist ei tule, ta ütleb, seda tuleb teha. Ja teine kirjakoht, mida ma ise nägin, oli Hebra 7:8. Hebra kirja autor, kes iganes siis oli, igaüks võib mõelda oma lemmikinimese siia selleks autoriks. Ja aga see on kirjutatud ju kaua aega pärast Kristuse ristilöömist ja ülestõusmist. Ja see on nii-öelda algkoguduse päevad. Ja siin ütleb see Hebra kirja autor. Ja siin võtavad kümnist surelikud inimesed, seal aga see, kellest tunnistatakse, et ta elab. Ta ei ütle siin, et siin võtsid kümnist surelikud inimesed, seal aga kellest tunnistatakse, et ta elab, vaid siin on nüüd
seda võib uurida, mis aastatel heebrealastele kiri on kirjutatud. Aga siin ta räägib olevikust, see räägib praegu kehtivast reaalsusest. Siin võtavad kümnist surelikud inimesed, tähendab, et see tuuakse ju ikkagi 2 jalaga maa peal kõndivate inimeste kätte, nende vastutada, nende majandada, nende hoida, eks ole, tuuakse nende kätte. Aga see, kes võtab aktiivselt olevikus praegu vastu kümnist, seal aga see, kellest tunnistatakse, et ta elab. Ja see on ju selge, et ta räägib üles tõusnud Kristusest, tema kohta tunnistatakse, et ta elab ja aktiivselt täna praegu ta võtab vastu kümnist inimeste käest, aga läbi oma esindajate. See vaimne printsiip, mida kuningale osutatakse, mida Peret siin Janno tööst tsiteeris, et kuningatega jagati sõjasaaki, kõik, mis toodi, kõik, mis saadi, austati kuningat, see läks kuninga varakambrisse ja sellega sai ju tegelikult sõjaväge majandada ja nii edasi, eks ole. Et vot need 2 kirjakohta, mis on minu meelest väga, väga tugevad argumendid, mida tuleb ikka väga kõvasti vaeva näha, et neid kirjakohti kuidagi ei kustu kummiga ära kustutada. Kui Jeesus ütleb, et ühte tuleb teha ja teist ei tohi tegemata jätta, pannes selle kümnise ikkagi aktiivsesse tema plaanidesse, ta on nõus sellega. Teine on siis see, et heebrealaste kiri ütleb, et seal võtab praegu vastu kümnist see, kelle kohta tunnistatakse, et ta elab, seega üles tõusnud Kristus Jeesus, kes on meie ülempreester Melkiseedeki korra järgi. Nii et tegelikult sa näed, et algusest lõpuni see kuninga austamise ja ülempreestri või preestrite võimestamise printsiip ei kao mitte kuskile. Kuidas teie seda näete, on teil kommentaare? Ja no selles mõttes, et see Matteuse kirjakoht ikkagi toob välja, et tähtsaim on õiglus, halastus ja usk, aga seda nii-öelda see väiksem käsk, et seda ei tohiks tegemata jätta, eks ole. Aga no ma ütlen, et see on nii, Jeesus ju tegelikult ei tulnud seda leevendama või pehmendama seda, mis käsuseadusest tuli, on ju. Ta läks ju palju karmimaks tegelikult. Vaata, mis sa tõid välja, seal statistika tõi välja selle, et palju seal oli 50-60% või rohkem. Palju see oli, kui palju koguduste sissetulek tuleb kümnistest? 70–90. Kas te kujutate ette, kui me praegu otsustame siin niimoodi üle vabariigiliselt, et tühistame, nullime kümnise ära? Seega me võtame kogudustelt 70–90% sissetuleku ära. Me lööme, me paneme sisuliselt koguduse uksed kinni, eks ole? Et see on väga tõsine asi, et kui lihtsalt püüda nüüd jõuga kõigile selgeks teha, et sa ei pea kümnist maksma, siis mis risk sellega võetakse, sest et kuidas saab tänapäeval üldse majandada ainult mingite 5-euroste pühapäevaste ohvriandidega või mõned sendid kolisevad ämbrisse, eks. Sa ei majanda mitte midagi, seega kõik jääb ära, nagu meil on siin praegu. Kui ütleme see, kuidas meie liigume, ikkagi see põhimootor liigub ainult nende inimeste peal, kes on otsustanud oma kümnise kanda IM-i. Sest et kui meil ei oleks kümnist, siis mina kindlasti praegu siin teiega ei istuks. Meil ei oleks arvatavasti mingit sidet Aafrikaga ega Aalikuga ja me väga-väga paljusid asju me ei liiguks, me ei saaks aidata oma missionäre, me ei teeks mitte kui midagi ainult 20-euroste juhuannetustega. Nii et võtta kümnis ära, me näeme tegelikult täna, et kuningas majandab ja kuningas arveldab oma kuningriigi armeed ja majandab oma kuningriigi tegemisi ikkagi läbi inimeste taskute ja läbi kümniste. See, mis sealt need vabatahtlikud annetused kõrvale tulevad, need on ka abiks. Aga kui jääksid ainult need, et inimesed midagi siis seal kolistavad ämbrisse pühapäeval,
siis ei maksta mitte mingisuguseid arveid ega ei värvita mitte ühtegi kogudust ja mitte ühtegi missionäri ka kogudused ei saada, sest et see tuleb ikkagi päriselt ka, ausalt ka tuleb. No ikka tõsiselt 70–90% kogu tegevusest toetub ainult nende inimeste peale, kes on oma südames otsustanud kuningat austada selle 10%-ga ja seda printsiipi sellest kinni pidada. Ma tooks ju selle veel argumentatsiooni selle kandi pealt, et kui vaata seda käsuseadust vaadata, siis tegelikult ju kümnis anti ju isikutele. Ta anti isikutele, see ei antud institutsioonile, see ei antud, selles mõttes ta ei antud nagu templiteenistule, seal olid teised maksud, teised asjad olid, mis templis, aga need anti isikutele, et leviidid ei tuleks nälga, vaid neil oleks see, on ju. Et noh, kui ma nagu selles nagu mõelda, siis kuidas sa nagu nüüd tegelikult selles apostelikus uues lepingus tegelikult, milline see kuju peaks nüüd sellel kõigel olema? Et see on praegu nagu ikkagi, kuidas ma ütlen, selline ülemineku faas on ikka veel. Ta ei ole tegelikult see, mis see jumala algupära peaks tegelikult selles olema, et kui niimoodi vaadata. Ja teine, mis ma ütlesin, on see, kus nende variseride teema oli, siis ju see oli väga selgelt ju Jeesus tegeleb nende variseride silmakirjalikkusega, on ju. Ja tegelikult ta ütlebki selles mõttes, et ta võtab ju nagu selles mõttes kokku, et kogu see Moosese käsuseadus, mis seal üldse nagu toimimisest räägib, siis seal ongi see halastus ja õigus, ongi see iva ja see tuum. Et see künnis on seal ka. Aga nüüd see, kuna variserid ja nemad läksid just sellest tuumast täielikult mööda, on ju, seepärast ta ütlebki, et see, mis nad teile ütlevad, tehke, aga nende tegude järgi tehke, on ju. Et eks nad olidki, nad olidki need, kes nad olid, on ju, et seest ühtepidi, väljast teistpidi, et. Tõesti, Hillaril on nagu täiesti väga-väga õigus, et minu arusaamises ka see kirjakoht kõige rohkem räägib just selle silmakirjalikkuse vastu, on ju. Et sa võid olla kõikides nii, kui me võtame, et ka kümnise maksmine on mingi komme, eks ole, mingi asi, mida sa teed, et sa võid olla väga täpne selles, aga samal ajal oled armutu, uhke, kohtled inimesi halvasti, eks ole, et pigem meie südame puhtus ja kõik need asjad, eks ole, mis tulevad enne ja siis seda teist sa peaksid ka ikkagi tegema. Aga ainult selle järgi, et me nagu teeksime kõike korrektselt, aga me ise ei käi õigluses, siis me oleme ka pandud puusse. Ühesõnaga, tegelikult standardid on kõrged. Vaadake, point on lõppeks selles, et standardid on kõrged. Ühte pead tegema ja teist pead ka tegema. Ei ole nii, et aga ma olen ju juba nii, eks ole, püha, et ma võin siit vasakult panna. Ei ole nii. Standard ongi nii, et peadki kõiges olema. Steve Everett õpetas meile, et ikkagi peab otseselt isikule andma, see on preestrile. Ja siis tuleb teha ülejäänud koguduse jaoks, eks ju, see üldine kogumine, siis raha kogumine, aga kümnis läheb käest kätte preestrile. Ja. Kui keegi tunneb, et ta tahaks ka teha pigem seda, et anda isikule ja mitte kanda nii-öelda siis MTÜ IM Center arvele, siis seda saab ka teha ja ma arvan, et me ei peaks muretsema selle pärast, kuidas Jumal siis oma ülejäänud asjade arved meil ära majandab, et ikkagi igaüks katsugu nagu läbi, et kuidas talle tema praegune see nii-öelda kord sobib ja saab teha korrektuure. Igatahes suur aitäh Peretile, sellest võiks palju rääkida. Sellest võiks tuua tunnistusi, sest minul on kindlasti selle kohta tunnistusi ja see on hea kinnituseks ja innustuseks ka kõigile teistele, kes alles liituvad või kes on alles kahe vahel,
et see julgustus, mina ei vajanud julgustust, mina nägin ainult seda, et Ilmar Tomusk ütles, luges piiblit koguduse ees, ühte tuleb teha, teist ei tohi tegemata jätta. ma olin 2-nädalane tipp, ma kuulsin esimest korda elus kümnisest ja täpselt sellest hetkest mina mõtlesin, et kui Jeesus ütles, siis minu jaoks on see jah ja aamen. ja sellest päevast peale olen ma kümnist iga kuu maksnud. Ja sellest päevast alates, mis oli 30 aastat tagasi, võin ma ausalt öelda, et mina küll ei tea, et ma oleks päevagi kunagi ka hiljaks jäänud. Et isegi sellist asja, et mul läheb meelest ära või hiljaks, et sellist asja ei ole olnud. Sest et ma ei tea, ma austan lihtsalt Jumalat nii sügavalt, et ma tean, et kui ma tean seda printsiipi, et kui ma tahan, et Jumal mind tõsiselt võtab, siis mina pean Jumalat tõsiselt võtma, sest selle mõõduga, mis mina mõõdan, mõõdetakse mulle. kui mina ei võta Jumalat ja Jumala asju tõsiselt, tema kuningriigi asju, tema tegemisi, tema majandamist, tema sulaseid, kui mina ei võta seda tõsiselt, siis täpselt sama vähe tõsiselt võetav olen mina inglite ja vaimse maailma ja tema kuningriigi ees. et tegelikult me määrame oma selle aukraadi, oma pagunid, oma kaalu ise ära siin elus. et see, kuidas me suhtume Jumala asjadesse, see ustavus ja kõik see, kuidas me temasse suhtume, kas me suhtume temasse aukartusega või me suhtume temasse nagu hellitatud lapsed oma isasse või familiaarselt. et kui me suhtume Jumalasse familiaarselt, siis meie kaalukus ja meie tähendus ja meie autoriteet vaimse maailma silmis langeb kolinal. sisuliselt, sest et hellitatud alaealine jõmpsikas ei oma autoriteeti. autoriteeti ehk meelevald omab see, kellega saab arvestada, keda saab tõsiselt võtta, eks. ja tõsiselt võtta saab ainult seda inimest, kes võtab Jumala asju tõsiselt. nii et see oli minu seisukoht ja see on mind läbi kandnud ja ma näen Pireti elu pealt samamoodi, et see, miks Jumal on tema pannud selle koha peale, kus ta on ja on tegemas Pireti läbi seda, mida ta on teinud juba 10 aastat, see kõik tegelikult üks tugevamaid aluskive ja vundamendikive on see, et Piret on samamoodi, võtab neid asju ilma silma pilgutamata, vaieldamatult ja väga rahulikult ja väga tõsiselt. ja sellepärast on Jumal saanud tema peale panna ka niivõrd suure usalduse, sellise megausalduse, mida ei saa kindlasti usaldada kellelegi, kes on kuidagi selline slopi, kes on, kust tuul saab meel, kui meelde tuleb ja nii, siis Jumal oma suurt majandust ei pane kunagi kellegi õlule, kes võib iga hetk alt ära minna. et tegelikult on selles üks printsiip on, ütleme niimoodi, et Jeesus istus ohvri kirstu juures. ja ta vaatas, kuidas inimesed sinna ohvrikirstu panid sünagoogis või templis. miks ta seda vaatas? Ta vaatas hoiakut, nagu te mäletate, ta vaatas südame suhtumist. ta vaatas, kuidas inimene oma otsused südames teeb, kas ta paneb sinna armastuse ja tänuga või ta paneb sinna kalkulatiivselt, et oleks näiliselt asi sooritatud, aga tegelikult endale jääks ikka iseenda eest oleks ka hästi hoolitsetud. ja Jeesus jälgis seda, sellepärast et just nimelt vaadata, keda ta saab usaldada, kelle õlule ta saab hakata midagi panema. lihtsalt mainiksin ühe lause lihtsalt, et kui mul see hetk tuli, kus ilmutusena, vaata üks asi on see, et sa tead mõistusega, ilmutusena tõesti kukkus sisse, et 10. ma annan selle Jumalale, aga on üks vahemees Jumala ja minu vahel, kelle kätte ma selle annan, aga see on Jumala oma ja ma annan selle Jumalale, see on tema oma. ja kui see nagu see ilmutusena või niimoodi tuli, siis seal kadus selline hingeline, võib-olla selline mingi no selline valulik hetk, ütleme nii-öelda võib-olla ära. Kui Jumal oleks minu ees ja ma peaksin talle selle üle andma, kui ta oleks võimalik see minu käest vastu võtta, siis ma ei kobiseks ju.
siis ma ei kalkuleeriks, siis ma ei mõtleks mitte midagi, ma annaks selle ja ma küsiks, kas nii vähegi tahadki, äkki tahad veel rohkem nalja mõttes. Et lihtsalt see, kui see ilmutuslik pool tuli, et on lihtsalt vahemees, kelle kätte ma pean selle ulatama, aga ma annan Jumalale tema oma tagasi lihtsalt. Selline väike mõte ja teine oli, mis mul tuli ka ennem juba, tuli see, et kümnis tõesti see ei ole käsk, et kes tahab, see on nii, noh, ütleme nii, et tahab, see annab ja kes ei taha, see ei anna. aga see, kes ei taha ja ei anna, siis ei ole ka oodata seda, et Jumal saab usaldada ja viia veel kaugemale ja sinna, kus see tõeline kutse on. Et Jumal ei vii nendesse paikadesse, kuhu ta tahab meid viia, ta ei vii inimesi, kes lähevad kompromissile ja kes oma sees teevad kompromisse, sest et ta ei saa usaldada neid inimesi, kelle sees on juba kompromiss ja eriti veel, kelle sees on kompromiss rahaga, mis kuulub talle. et ja see võib-olla nii, et ei tule mitte mingisugust sellist needust, kus kraanid kinni lähevad ja elab väga rikkalikku elu. aga et Jumal teda kasutaks sellel määral, nagu Jumal tahab teda kasutada, siis tõenäoliselt sellel nagu selline nagu punane kriips on peal, sest kompromissis inimesi Jumal ei saa kuhugi viia, sest et see kompromiss, kui see tuleb paarisaja euroga tuleb kompromiss, siis kui suur on see kompromiss siis, kui ulatab kümnetesse tuhandetesse või inimeste elud või mis iganes. et nagu Sam Soleim küsis ühe mehe käest, et kas sa parema meelega maksaksid $100 kümnist või $10,000 kümnist ja sellel mehel oli kohe vastus $100. Isegi see kalkulatsioon peas ei toiminud, lihtsalt sa ei saa arvestada seda, et $10,000, minu arust oli $10,000, tähendab seda, et sinu palk on $100,000. $100 tähendab, sinu palk on $1,000. isegi selle koha peal nagu see asi ei toiminud tal, et kus ta oleks natuke mõelnud, lihtsalt see, ma ei taha kümnist maksta, ma ei taha Jumal raha ära anda, ma annan nii vähe kui võimalik, ma annan $100 talle, mitte 10,000, mitte elu sees 10,000. aga matemaatika ei toiminud sellel hetkel. ja ma mõtlen lõpetuseks seda lihtsalt, et meil on nagu hea teada neid asju, sest meil et kust näiteks see tuleb ja kõik see enne seadust ja printsiip ja nii ja naa, et teinekord me satume vestlustesse ja et sa teaksid ka, kus sa ise seisad ja et sa lihtsalt ei lahmi, vaid et sa tunned tegelikult piiblit selle koha pealt ka, et sa tead, et jah, ei olegi seadusega seotud üldse. Kogu lugu, jutt lõppenud. Mul tuli meelde siin, ma mäletan, kui Hannes ütles, et ta annab kümnise ära, et öelda sellele mammonale, et sa ei kontrolli mind. Sest et vajadused on nii suured, väljaminekud on tohutu suured, sellised ebameeldivad, üllatavad arved tulevad ja siis see tundub jälle, et see mammona hääl ütleb, et see nii raske on seda kümnist anda ja et see kümnise maksmine on nagu tegelikult vaimne sõda või vaimne sõjakäik selle mammona vastu, et sa otse näkku sellele mammona vaimule ütled, näed, ma maksan kümnise, sest sina mind ei kontrolli, sina mind ei kamanda. Ma ei ole sinu oma, ma ei kuulu mammonale. Ja vahel on vaja kümnist maksta, kui läheb niimoodi raskeks või kitsaks ja see hääl ütleb, et Jumal saab aru, et see kuu ära sa siis maksa kümnist, siis sa teed selle meelevalla otsuse, vaimse sõjaakti ja sa lõikad ennast sellest vaimust lahti, paned oma kümnise teele ja siis, kui see on ära, siis kui see on ära saadetud, siis lähed Jumala ette, ütled, noh, mis siis nüüd saab. Aga sa oled ennast ära lõiganud selle mammona hääle kontrollist. Nii et ma mäletan, et Hannes ütles seda ja mulle tuli see väga piltlikult silme ette, et see on tõesti tõsi, et elus on hetki, kus me maksame kümnist vaimse sõjaaktina. Et rünnata või minna vastu sellele vaimule, kes ütleb,
mõtle iseenda peale kõigepealt, sinu oma nahk on ikka ihule kõige lähemal, et ära praegu maksa. Just nimme maksan ja panen veel peale ka, et sa vait jääks mu elus, et rahanumbrid ei kontrolliks mind. Ja siis on, ma ütlen, pärast seda Jumal ei ole kunagi ja kellelegi võlgu, et kui sa oled pidanud ka midagi sellist tegema, et sellisel hetkel võtma selle meelevalla ja maksma kümnise, kui sa tead, et sa ei pruugi välja tulla see kord või see kuu, siis mitte kunagi ei ole niimoodi, et pärast on puudus, vaid pigem on rohkem üle kui kunagi varem. Jumal lihtsalt on nii ustav. Aamen.